armastus ja paarisuhted, romantika, vaatame kaartidelt siis, mida nad ütlevad meile sedapuhku siis armastuse ja suhete kohta. Kui sulle minu lugemised meeldivad, sa tahad lisa vaadata, siis saad seda teha minu kodulehel tiutarot.ee. Aga vaatame, mis on siis armastuse sõnumid. Meil on armastajad tagurpidi. Ja sõnum armastajates on alati see, et õnn on nagu valik. Armastajad ongi nagu valikute kaart, see või teine, tahan või taha, mida ma siis otsustan. Kas ma otsustan olla õnnelik, kas ma otsustan edasi istuda enda enese haletsuses. Keegi mind ei taha, issand jumal. Vaata, iga asi, mis meiega juhtub, on tegelikult meie enda otsus. Järelikult me oleme otsustanud niimoodi. Järelikult me oleme otsustanud, et ma tahan piinelda paarisuhetes. Järelikult ma olen otsustanud, et kedagi head niikuinii ei ole olemas ja ma ei saagi kedagi. Et me peame natukene enda sellise suhtumisega, mentaliteediga võib-olla tööd tegema. Kes on nii vallalised, et ammu juba igatsed kedagi, aga kuskilt teda ei tule, siis tea, et armastajate kaart tavaliselt tähendab, et see on nagu selline kinnitus, et see inimene on olemas, ta tuleb meie ellu, aga võib-olla meil tuleb endal midagi enne muuta või teatud otsuseid nagu teha, et otsustada, et ma olen valmis, võib-olla elukohta muuta, töökohta muuta, et teatud nagu selline tegutsemise ja otsuste nagu jada viibki siis selle nagu armastuseni. Ja armastajad tähendabki nagu selles suhtes valikut, et mida rohkem enda elu muudame, mõnikord meil on nagu hirm, et tihti inimesed pöörduvad ka minu poole selle hirmuga, et äkki kui ma nagu ära kolin välismaale, näiteks äkki ma ei saagi enda nagu suhet, et äkki kui ma nüüd siit linnast ära lähen või midagi teen, eks ole, et siis ma jään armastusest ilma. Sellist asja nagu armastusest ilma jäämine ei ole olemas. Meie hingesugulased, keda siis armastajad esindab, nad leiavad meid üles igalt poolt maailmas. Sa võid kolida Alaskale, ta tuleb sulle sinna järgi, vaata, et ära põe, vaata, võib-olla see sõnum on ka see, et ära hoia oma elu tagasi, et mida rohkem sa ise oled sellises nagu mõnusas nagu otsustan ja tegutsen ja uued hobid ja uued trennid ja uus töö ja ma teen enda elu nagu hästi lahedaks, mida rohkem oleme just pigem sellises aktiivses nagu liikuvas energias, seda rohkem see liikuv energia saab ka seda uut inimest meie ellu nagu tuua. Aga kui sa oled suhtes, armastajad tihti tähendab nagu suurt valikut ja otsust, mis tuleb nagu koos teha, et kas me peame kuskil ära kolima või siis kuidas meie elu nüüd hakkab edasi nagu minema, et tavaliselt elutee viib nagu kaheks ja me peame armastajates nagu otsustama, et see või teine või tahan või ei taha või et mis me siis nüüd teeme ja soovitus on mitte pühkida vaiba alla neid suuri olulisi vestluseid, et kui tuleb nagu ümber otsustada või kaardipaki all meil on ju ka maag, eks ole, väljas siit kohe tulemas maag on ju kõikide unistuste ja soovide täitumine, ehk siis soovi ja unistuse täitumine või unistuse suhteni viib ka see, et me ise otsustame, et nüüd hakkab niimoodi olema, mina tahan nii elada.